Kui sul on mitmeid pikki lahtrite vahemikke, millega tuleb sagedasti opereerida, näiteks mitmeid ja mitmeid kordi märkida, siis oleks võib-olla mõistlikum anda nendele vahemikele nimetused. Näiteks selle asemel, et palkade kokkuliitmisel öelda Excelile, et liida mingid abstraktsed lahtrid L4 kuni L38 näiteks, ise hiirega nendel lahtritel lohistades, võiks ju ainult öelda, et liida palgad. Kõlab ju palju paremini, kas pole? Ja siin tabelis peale palkade tulpa me kasutasime eelmine tund ka tulpa sugu ja tulpa amet ja neid kõiki andmeid me siis märkisime mitmeid ja mitmeid kordi ära, et neid siis sinna funktsioonidesse, et neid andmealasid sinna funktsioonidesse saaks panna. Seega tegime eelmine tund palju tüütut märkimise tööd. Vaatame seekord, kas meie töö läheb natukene libedamalt, kui ma annan iga tulba andmepiirkonnale oma nime. Siis ei peaks ma järgmine kord seda ala märkima, vaid piisaks, kui kasutaksin ainult selle andmeala nimetust. Nime andmiseks tuleb ära märkida sobiv andmepiirkond. No näiteks ma valin siit selle ameti tulba ja märgin selle ära. Vajutasin tema esimesel lahtril ja vajutades alla Ctrl-Shift alla nool märgistan kogu andmepiirkonna selles tulbas ära. Ja lähen nüüd siia nime kastikesse ja näen, mis siia kirjutatud on hash4. Hash4 nüüd on selle märgitud piirkonna kõige esimese lahtri aadress. Ja kui ma lähen nüüd sellesse nime kastikesse ja kirjutan selle hash4 asemele hoopiski näiteks amet, vajutan enter ja teen nüüd hiirega väljaspool selekteeritud ala korraks ühe klõpsu, lähen uuesti siia nime kastikesse ja nüüd saan valida siit alla noole alt amet ja ongi taas ära märgistatud minu ameti andmepiirkond. Ja täpselt nii, nagu ma tegin seda eelnevalt ise. Teeme veel üks kord, näiteks vanuse tulbaga. Märgistan ära esimese lahtri, Ctrl-Shift alla nool, terve tulp on märgitud, lähen nimekasti, ütlen siia pealkirjaks näiteks vanus, vajutan enter, teen ühe klõpsu väljaspool märgitud ala, lähen siia nimekasti alla noole peale, valin vanus ja on ka vanuse tulp mul ilusasti ära selekteeritud. Kuid pea kinni, jälle ma proovin siin nii-öelda kilplase moodi tööle panna, on olemas palju kiirem viis tabelialadele nimesid panna, nimelt tavaliselt on ju igal tulbal andmepiirkonnas pealkiri juba olemas ja kui tulpadele nimesid panna, siis tehakse seda ju ikka sageli just tulpade pealkirja järgi. Seega, märgin ära terve tabeli. Märgin ära terve tabeli, teen seda küll käsitsi, nii tabeli lõpuni välja ja nüüd lähen formulas nupuribale, kust siit defineeritud nimede lahtrist vajutan käsule Create from Selection. Selle peale tuleb väikene aknakene küsimaks sinu käest, kas sa tahad nimetust esimese rea järgi või esimese tulba järgi. Mina tahan esimese rea järgi ja vajutan OK. Kui ma nüüd lähen jällegi siia nime lahtrisse, siis näete, kõikide minu tabelis olevate tulpade pealkirjad on nüüd siin lahtris olemas. Näiteks palk on ära selekteeritud, valin siit näiteks, võtame siit näiteks nimi, esimene tulp on mul ära märgitud. Ja nii edasi. No nii, nimede andmiseks, selle õppisime nüüd selgeks, kuid kuidas see mulle praktikas kasulik on. Kui me praktikas neid kasutama hakkame, tuleb meeles pidada, et nimega tähistatud lahtrid on alati fikseeritud lahtrid, ehk siis tegemist on absoluutse aadressiga lahtripiirkonnaga. Neid alasid on hea kasutada just sellistes olukordades, kus on vaja paljudes valemites või funktsioonides kasutada ühte ja seda sama piirkonda, ilma et see kuhugi nihkuks. Täpselt nii, nagu ma tegin seda eelmises videolõigus, näete siin nendes funktsioonides, klõpsan selle funktsiooni peale, et selle funktsiooni sisu nähtavale tuleks. Eelmine kord fikseerisin iga aadressi ükshaaval nendes valemites, vajutades siis klaviatuurilt F4. Kuid nüüd oleme targemad ja kasutame hoopis
nende pikkade lohisevate abstraktsete aadresside asemel tulpade nimesid. Nii, esimene piirkond, see sinine siin on nagu tabelist näha ametipiirkond, seega ei pea ma siia kirjutama mingeid dollareid ja tähti, vaid võiksin kirjutada lihtsalt amet. Näete, paar tähte olen ära kirjutanud ja spikri pealt ka näen, et Excel pakub mulle, ega ma ometi amet ei taha kirjutada, vajutan tab klahvi ja ongi amet siia sisestatud. Selle rohelise ala asemel võiksin ma kirjutada aga palk ja enter. Tegin funktsioonis muutused ära, aga tulemus arvuliselt on ikka täpselt samasugune. Seega funktsiooni kirjutamine oleks läinud mul koos andmepiirkondade nimedega palju kiiremini. Ja kui ma seda funktsiooni vaatan, siis on ka ta palju esteetilisem, palju loetavam kui need pikad lohisevad lahtrite aadressid. Neid tulpade nimesid võib kasutada neid lihtsalt sisse trükkides, nagu ma just praegu selles funktsioonis siin tegin, aga sellisel juhul peab mul olema meeles, et missuguse nimega mul missugune tulp oli. Kui aga mul on nimi näiteks juhuslikult meelest ära läinud, ütleme, et ma lähen siia nüüd teise funktsiooni ja mul on selline tunne, et ma enam ei mäleta, mis oli selle ametitulba nimi. Seega, kui nimi on meelest ära läinud, võib minna jällegi Formulas nupuribale ja kasutada siit Use in Formula. Käsku vajutame siin peal, siin on kõikide andmepiirkondade nimetused olemas ja vaatan, et amet, et selge ikkagi oli minu tulba pealkirjaks amet ja valin siit amet ja see valitud nimetus on mul siin funktsioonis kohe olemas. Valin ka selle rohelise ala, oletame, et mul on ka seekord läinud palgatulba pealkiri meelest ära, lähen siit Use in Formula käsu peale, tuleb meelde, et tõesti see oli palk, vajutan siia palga peale ja see palk on mul siin funktsioonis olemas. Vajutan enter, jällegi arvutused täpselt samasugused nagu eelmine kord. Kuid on ka kolmas variant, ma võiksin minna siia funktsiooni sisse ja tahan siia asemel nüüd kirjutada andmepiirkonna nime, ehk siis seekord peab see olema mul sugu. Võin vajutada hoopiski klaviatuurilt, ilma et ma sinna Formulas nupuribale peaksin minema, võin klaviatuurilt vajutada F3 ja samamoodi tuleb mul nimekiri kõikidest andmepiirkondadest ja valin siit sugu, okei, jällegi lähen siia rohelise ala peale, vajutan klaviatuurilt F3, vajutan palk, okei, vajutan enter ja minu funktsioon muutus palju loetavamaks ja mõistlikumaks. Kuid tuletan veel kord meelde, ei tohi mitte mingil juhul unustada, et tegemist on fikseeritud aadressidega, piirkondadega. Nimelt, veel üks näide sulle. Mul on siin üks tabel, mille arve ma tahan kokku liita, ma kiiresti annan sellele tabelile nimetused ja kui ma nüüd tahan siin selles tulbas liita kokku selle aasta arve, ütleme näiteks kiiresti, eks ju, et sum, vajutan siia, panen talle siia sulud ja kirjutan siia 2001, nii, see on mul juba selekteeritud spikri pealt, vajutan tab klahvi ja vajutan enter. Ja kui ma olen unustanud, et tegemist on fikseeritud aadressiga ja tahan, et minu Excel automaatselt arvutaks mul kõikide tulpade summad kokku, siis näete, seda ei juhtu, sellepärast et iga summa, mis siin all on, kasutab mul 2001 aadressi. See tähendabki seda, et on fikseeritud aadressiga tegemist. Ja halb lugu nüüd selle juures on veel see, et kui ma ka kasutaksin siin summas nii-öelda käsitsi märkimist, prooviksin lihtsalt öelda talle, et liida minul lahtrid B2 kuni B16, aga kui ma jõuan 16. lahtrini, saab Excel aru, et see oli minul nimega piirkond ja pakub kohe 2001 aasta. Seega, siin olukorras, kui ma tahaksin, et ei oleks enam fikseeritud, pean ma lausa käsitsi kirjutama B2 koolon kuni B16 ja vajutan nüüd enter. Ja nüüd sellisel juhul on siis tähelisnumbrilisel kujul aadress summas olemas ja nüüd sellisel juhul ma saan selle summa
lõpuni kopeerida ja Excel arvutab mul need summad ära õigesti. See oli siis ka väikene puudus siis lahtritele nime andmise juures. Seega tuleb alati analüüsida, kumb variant on parem funktsioonides kasutada, kas nime andmist või tavalist selekteerimist, sest kord on ühtepidi optimaalsem ja kord on teistmoodi optimaalsem. Ja lahtrite nimede mahavõtmine käib samuti väga lihtsalt. Tuleb minna lihtsalt formulas nupulibale ja valida siit Name Manager. Ehk siis vajutame siia peale ja jällegi on siin terve pikk rodu kõikidest andmepiirkonna nimedest. Võime nad kõik ükshaaval siin ära märkida või siis märgistan esimese ja vajutan alla Shift klahvi ja vajutan viimase peal märgistades kõik ära ja ütelda delete. Ta küsib loomulikult üle, et kas ma ikka olen kindel, et ma tahan need nimed kõik ära kustutada, vajutan OK ja ongi minu nimepiirkonnad kõik kustutatud, vajutan close ja ongi jälle tegemist tavaliste tabelitega nagu meil töö alguses.